No tänapäeva uusarendused, uued majad on kõik tehnoloogiliselt üsna tipptasemel. Üks ühine joon, mis nendel uutel majadel on see, et nad on vägagi õhutihedad ja üldjuhul on seal alati sundventilatsioon. Sellega kaasneb üks väljakutse. Väljakutse saabub siis, kui on vaja tööle panna pliidikubu. Siis tihtilugu need tehnoloogiad omavahel läbi ei saa ja tekivad alarõhud, ülerõhud, mis tegelikkuses tühistavad kogu selle süsteemi toimimise. Üks Eesti ettevõte on võtnud enda ülesandeks selle, et välja mõtelda automaatika, mis siis kõik võimalikke neid tehnoloogilisi olukordi, mis uutes arendustes tekivad, lahendada. Räägi mõne sõnaga sellest, mis probleem see täpsemalt on, mida te lahendada olete võtnud? Kui inimestel on õhupuhasti, siis on tihtipeale uutes arendustes peavad olema ilma mootorite õhupuhastid. Ja see õhupuhasti võiks ju juhtida kogu seda süsteemi, soojustagassega ventilatsiooni köögiliidest. Ja meie tegeleme sellega, et paneme sellise automaatika peale, et need õhupuhastid juhiksid seda. Nii et pliidiplaat juhib õhupuhastit ja õhupuhasti juhib omakorda ventilatsioonisüsteemi. No ventilatsioonisüsteemid ja need lahendused majades on tegelikult ka väga erinevad. Alati ei olegi ventilatsioon, õigemini õhupuhasti sundvendiga ühendatud. Tegelikult ei ole need erinevad. Kas on vaja anda signaal, ütleme sellele ventilatsiooniklapile või siis anda pingevaba kontakt lihtsalt ventilatsioonisüsteemile. Tegelikult on kaks asja. See ei ole nii keeruline, kui arvatakse. Tegelikult need olukorrad, kus köögi õhupuhasti ei olegi ühenduses ventilatsioonisüsteemiga, vaid ta on eraldi seisev, aga samal ajal majas on sundventilatsioon, selle saab kõik selliselt ära automatiseerida, et uksed vaakumisse ei tõmba. Just täpselt, sellepärast, et tihtipeale on niimoodi, kui naisterahvas toimetab, kokkab kodus, meesterahvas ei uksest sisse, kuna alarõhuga on uks nii-öelda lukus. Ma olen kuulnud ka olukordadest, kus tänapäeval moodsad ehitusmaterjali lahendused, pinglaed, need löövad täitsa kummi või tõmbavad vaakumisse. No mina tean ühte juhust, kus on 15 ruuduses korteris, kus oli võimas õhupuhasti välja tõmbega, hakkas trapist vett üles tulema. Tänu sellele, et nii suur alarõhk oli. Nii, ja teie see automaatika, mis seadmete peale see automaatika täpsemalt käib? No me kasutame põhiliselt Electroluxi õhupuhasteid, aga saab ka panna tegelikult ka teiste brändide omale. Lihtsalt see meie elektroonik peab üle vaatama, kas see juhtimine võimaldab panna neid blokke peale sinna. Teie töötate Electroluxi seadmetega, nende puhul olete te põhjalikult kõik läbi uurinud, välja töötanud, nende puhul pole küsimustki, need töötavad kõik veatult. Ja eriti veel Electrolux AEG, üks sama kontsern on, üle 50 induktsioon pliidiplaadi juhivad ka kõiki neid õhupuhasteid. Ehk siis tegelikult, kui me räägime automatiseerimise sellisest maksimaalsest lahendusest pliidi õhupuhasti puhul, siis kõige ägedam on üleüldse lahendus, kus pliidi pealt pliiti käivitades tegelikult läheb kõik tööle. Just täpselt ja pärast lülitub ka välja automaatselt. Tänapäeval muutuvad aina populaarsemaks need tööpinna või pliidi sisesed äratõmbed. Kas seal on ka automatiseerimiseks võimalus? Jaa, me oleme ka nendele Electruxi omadele pannud välimootori külge. Samamoodi annab sinna panna selline pingevaba kontakt, mis käivitab siis soojustagassega ventilatsiooni köögirežiimi. Samamoodi tekib ju seal muidu alarõhk. Inimesed, kes on parasjagu selles etapis, et kas avastavad juba, et neil on uus maja valmis, köök sees ja kõik on tuksis sellepärast, et majas on vaakum või on kööki planeerimas, kuhu nad tulevad, kuidas nad teid leiavad? No meil on koduleht olemas, aga kuna neid eri case võib nii palju olla, siis on ikkagi parem, kui võetakse minuga ühendust ja ma vaatan täpselt läbi, mis olukord on ja saame teha täiusliku lahenduse. No isegi kui see jutt nüüd tehnoloogiliselt keeruline tundub, siis tegelikult kliendina teie ei pea endale seda tehnoloogilist poolt selgeks tegema. Kogu selle asja iva seisneb selles, et tänapäeva kaasaegses majas on vaja neid rõhkusi ja ventilatsioone tasakaalustada selleks, et ikkagi uksed lahti käiksid ka sellel ajal, kui te süüa teete. Ja mina olen ise kõrvalt näinud mitmel juhul selliseid probleeme, kus need päriselt ongi inimestele probleemiks. Nii et kui teil ka selline mure on, siis uurige e-sisustusest lähemalt või kui teil veel seda mure pole, aga olete uut maja planeerimas, siis kindlasti mõelge selle teema peale.